Professor Kulmar, sa oled sündinud 1950. aastal ja tähistasid sellel aastal oma 63. sünnipäeva. Räägi, kuidas sa ennast tunned? Väga hästi tunnen ja väga tervena. Ma arvan, et mul on head geenid ja üldiselt minu perekonnal on ka seda olnud. Kuidas sa üldse oma tee ülikooli jõudsid? Mul oli niivõrd hea ajalooõpetaja omal ajal, kes 6. klassis, kui tuli vana aeg, hakkas väga uhkeid ajalootunde olema, kus tehti etendust, kuidas moodi Julius Caesarit tappa ja mis seal kõik sõnaga Rooma senat ja kõik võimalikud huvitavad asjad. See läks keskajal edasi, investituur ja kuidas moodi paavst ja keisar omavahel sõdivad ja ma arvan, et ma võib-olla juba, minul on see õnn olnud, et ma võib-olla juba 12-aastaselt olen otsustanud ajaloolaseks saada. Ja siiski sa leidsid oma tee hoopiski usuteaduskonda 90-ndatel. Kuidas see muutus sinu elus juhtus? See on asjade loomulik käik. 1991. aastal taas avati usuteaduskond. Samal aastal ma lõpetasin psühholoogia osakonna. Minu diplomitöö oli sellise tasemega, et seda oli võimalik üsna hõlpsasti ümber kujundada tollel ajal eksisteerinud filosoofia magistri väitekirjaks, millega ma sain hakkama 1 aastaga ja peale seda või juba isegi enne kaitsmist kutsus professor Kasemaa, tookordne usuteaduskonna taasasutaja dekaan, mind usuteaduse esimeseks doktorandiks peale teist maailmasõda. Tarmo, sa oled korporant ja korporatsioon Sakala omab sinu igapäevases elus tegelikult väga suurt osa. Mismoodi sinust üldse akadeemilise organisatsiooni liige sai? Ma pean minema kaugemale ajalukku tagasi oma elus. 1970. aastatel oli ajalootudengite huvi korporatsioonide vastu küllaltki suur. Ametlikult võis neid uurida ainult selliselt, et resümeerides, nii lõpus kindlasti teadusliku töö lõpus, et näed, et eks ta üks kodanlik igand ja paha asi oli, aga ikka taheti uurida ja näiteks sel ajal, kui ma elasin Pepleri tänava ühiselamutes, tolleaegses Pälsoni tänaval number 14 ja 23, seal toimusid igasugused huvitavad asjad. Küll lauldi vanu üliõpilaslaule ja hangiti isegi rapiirid ja tänava peal peeti öösiti väikest viisi mensuuri ehk siis rapiirivõitlust. Ja üldse sellised kombed olid tollal väga populaarsed. Keegi ei oleks muidugi oodanud või oodati ka südames, et võib-olla kunagi korporatsioonid taastatakse. Ja enne imet, nii see sündis alates 1988. aastast. Minul tekkis kohe, kuna ma suhtlesin tol ajal ka väga palju ka tolleaegse üliõpilaskonnaga, nooremate vilistlastega, hilisemate ütleme ülikooli vilistlastega, siis mul tekkis kohe muidugi niisugune suhtlusringkond. Mind kutsuti mitmele poole, kuna siis oli vajalik, kuidas ma ütlen, ei olnud ju noori vilistlasi võtta ja siis tuli alguses koopteerida. Kutsuti mitmele poole. Eesti üliõpilaste seltsi kutsuti ja Sakalasse kutsuti ja veel mitmele poole. Aga ma olin ju tegevarheoloog ja ma olin suurem osa aastat väljapool Tartut
ja seotud, ütleme, teiste asjadega, kui vähegi võimalik oli pidulikel üritustel, ma siin ja seal ikka käisin, sest ma sain kutseid. Kuni siis olin ma ülikoolis ja teatud sündmuste tõttu, mis sellele kaasa aitasid ja mis jäägu praegu saladuseks, tõepoolest langetasin ma otsuse liituda 1992 sügissemestril korporatsioon Sakalaga. Korporatsioonis on igal liikmel võimalik endale võtta uus isa, keda nimetatakse akadeemiliseks isaks, kes on siis justkui niisugune korporatsioonisisene mentor või kaitsja või nagu isa ikka elus on. Ja seda sinu populaarsust korporatsioonis tõestab ka natukene sinu poegade arv. Kui palju, mitu akadeemilist poega sul on praegu? Täpselt ma ei saa ütelda, kas ma saan lugeda praegu oma poegadeks neid, kes on mitmesugustel asjaoludel korporatsioonist pikka aega eemal olnud või koguni lahkunud, see tähendab, ma ütlen, 10 ja 12 vahel, et olla õiglane. Ma ei taha kedagi ilma jätta ka. Esimene mälestus. Seda on vist keeruline ütelda, sellepärast, et mina ju temaga siin Sakalas kohtusin ja me hakkasime siis järjest rohkem niimoodi kokku puutuma. Esimene mälestus, mille järgi ta mulle nagu meelde tuleb, ta on üks peen sell, ta on selline professori härra. Ta on üks koloriitne persoon ja see paistab tema sellest käitumisest väga hästi välja. Ja see ongi see, mis temast kõige esimesena meelde jäi. Ma arvan, et iga kord, kui Kulmariga on mingid asjatoimetused, muutuvad need olukorrad koheselt huvitavaks ja kohe saab mingit nalja. Ta on haritud inimene ja ta ei põlga ära kõnelda, vestelda inimesega, kes temast on siis, ütleme, moraalselt nagu, ütleme, haridustasemelt allpool, tal ei ole sellist ülbet suhtumist. Lisaks Sakalale oled sa ka lisaks veel 22 seltsi liige. Sa oled Kaitseliidu liige, Eesti Orientaalseltsi liige ja seal on veel neid seltse nii palju, mis mulle esimest korda üldse, kui ma sinu seda isiku sükest elulugu vaatasin, siis tuttusid uued ja ennekuulmatud. Kuidas sul kõigeks selleks aega jääb? No siin tuleb lihtsalt panna kõik hierarhiasse. Enamik on sellised teaduslikud seltsid, kus ma maksan võib-olla liikmemaksu ainult, mis ei ole ka mitte suur. Või et ma käin üks kord aastas konverentsil. No see ei ole ka ju mitte midagi. Aga on paar kohta, mis on mulle väga südamelähedased, näiteks Eesti Akadeemiline Orientaalselts. Kas või juba sellepärast, et Linnart Mäll on minu elus olnud alates 1970. aastast peale Eesti orientalistika kõige tähtsama tegelasena ja õpetlasena võib-olla minu kõige tähtsam õpetaja. Oma elus oled sa väga palju reisinud. Kas sul on ka mõni mälestus mõnest välisreisist, et kui sa enne rääkisid siin Peruu reisist ja mõttest võib-olla Uruguay's Montevideo ülikooli õppejõuks minemisest, siis meenus sulle mõni reis, millest on sul siiamaani väga hea ja mälestus? Eks neid ole nii palju. Alates sellest, et Nõukogude valitsuse ajal õnnestus ju ühel või teisel kujul käia ikka niiviisi läbi praktiliselt kõik tolleaegsed liiduvabariigid, kuhu võib-olla tänapäeval on hirmus kallis ja vaata, et ei julgegi minna. Südame olen ma jätnud võib-olla kolme kohta. No kuidas ma nüüd ütlema pean, et on mul 3 südant või 4, et üks peab Eestimaal ka olema. Jah, igale poole üks. Üks on muidugi minu vana, kuidas ma ütlen, ütleme ajaloolase armastus Peruu ja inkade tsivilisatsiooni mälestuste tõttu. Teine äärmiselt kaunis koht on Viin.
keiserlik Viin kõikide oma paleedega ja keiserliku hauakambriga, mida ma külastan nii alati, kui ma Viinis käin muuseas. Ja Viin võib olla lillekimbukesele isegi mõnele sinna. Ja Island. Kuigi Island on küll selline koht, kus kõrgeid puid ei kasva ja tuul viib kõrvad peast ära piltlikult öeldes. Ometi maa on väga ilus, loodus võrratu, inimesed fantastilised. Aga üks unistus minul oli juba 11-aastase poisina. Mul ema töötas ametis, kus tuli vahetustega käia ja mõnikord väga vara hommikul tööle minna. Ja mina andsin endale väikese poisina lubaduse. Mina saan ükskord niisuguse töö, kus ma võin magada hommikul nii kaua, kui ma tahan. Ja see on sul saavutatud? See on mul saavutatud. See oli mul saavutatud juba mõni aasta peale ülikooli lõpetamist. Ja see on küll hea asi, sellepärast, et ka näiteks minu õppetöö on õhtupoolikul enamasti, millega on ka tudengid väga rahul.